Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist. Nüüd väikese sellise 2 nädalase pausi järel taas kord jalgpallistuudio koos. Andres Ooper, kus sina siis vahepeal 2 nädala jooksul käinud oled? Mina olen käinud Raplas ja Tartus, sest meil käivad sellised korvpallimeisterliiga mängud, et siis on sellised trippelt. Mis on sinu kõige pikem reis? Tartu oli meil. No võt Tartu. Ja Madis Kalvet, siis sina vahepeal käinud oled? Tuleb ema 60 juubel, siis ema tahtis reisile minna, käisime ema ja siis pojaga koos käisin Tuneesias. Kõrt läks. Aga see on põhjus, miks meil siin väike paus sisse tuli, aga loomulikult vahepeal on mööda läinud 2 meisterliiga vooru ja natukene räägime sellest, mis vahepeal juhtunud on. Ja siis kuna see hooaeg on läinud kuidagi nii, et juba 2 peatreenerit on saanud kinga, et eelmine saade lõppes meil hästi, kui me tegime üle-eelmine, et oli küsimus, et kaua see Taini vastu peab. Sa ütlesid, et suveni ja siis saade läks üles tund aega hiljem tuli, et okei, läinud. See näitab muidugi kõvad jalgpallispetsialistid, me siin jamba peal oleme. Aga lähme meeskondade kaupa. Tallinna Kalev 7 punkti koos. Uus peatreener Alo Päärendrup siis alustas üle-eelmises voorus nii, et kohe tõmbasid 1-0 kotti Paidele ja tundus, et elu on lill ja siis kohe tuli otsa 1-3 Laadriga. Mis on, alustame siis sealt, Andres Ooper, kas ja mis see Päärendrupi efekt on, et tegelikult mänguliselt on kõik nagu sama, aga selle Tainio käel läksid. Ma alustan tegelikult hoopis, ma küsin teistmoodi, et sinul on kindlasti ju poole hooaja pealt treener vahetunud. Mis efekti see annab? Et selles mõttes, et sa saad järjest laias lastus, mina ennustasin, oleks Tainil olnud, oleks Paide mäng lõpetavalt eeldates 0-7, aga nüüd lõppes 1-0. Mis uue treeneri efekt siis on, et paneb see sind rohkem pingutama, ninast verd välja jootsma või on, mis vabastustunnes on? Seal võib mitu asja olla. Esiteks jah, et selle treeneriga on juba nii suusad risti läinud, et mängijad lihtsalt lõpetavad tema jaoks mängimise ära ja siis jah, uus treener, abitreener tavaliselt, ütleme, on võib-olla rohkem satsiga sina peal ja võtab selle asja üle, on selline väike vabanemine. Vastane võib sind alahinnata juba, kui sul on 0-15 2 mänguga seal taga ja siis jah, ütleme nii, et selline efekt tundus, et tuli, et Alo võttis üle. Ju tal on mängijatega parem klapp kindlasti, ütleme seal ka noortekoondiste ajast ja nii edasi, et mängijad, nagu ta isegi ütles, olid tema selja taga. Jah, said endale mõnusa alguse kindlasti, mis kohe muidugi järgmine mäng jälle natuke lasti õhku välja. Aga kui sul on treener vahetunud, peatreener, kas on tulnud täiesti uus või on tulnud abitreener? Ei, pigem ikka abi on üle võtnud ja meil Hollandis oli 2 korda ja mõlemad korrad läks jälle paremaks ja läks, aga see efekt ei olnud nüüd väga pika ajaline, et jah, seal tuli. Palju see abitreener muutub siis? Selles mõttes, et paha tihti, eks ole, on see peatreener, on see paha ja siis see abitreener, füsio on muidugi see, kes võtab kõik, eks ole, saab asjad, aga see abitreener on vahepeal, eks ole, natukene on sõbralikum enamasti, eks ole. Mul oli nii, et Hollandis oli 2 karmi oli, et seal üks karm läks ja teine karm võttis üle, et mina sain mõlemaga normaalselt läbi, ma arvan, et see jah, otseselt ei mõjutanud, aga osadele jah, lihtsalt ei sobinud see peatreener ja siis hakati vastu võitlema, mis ei sobinud, ütleme, sealt tekkiski satsi sees juba, et osad olid, et mida te virisete, nüüd teeme edasi ja siis kuidagi see keemia ei olnud õige ja pärast vahetust tegelikult natuke läks ikka lõpuks sinna samma, need samad virisejad virisesid pärast edasi, et jah, ei oskagi muud nagu öelda. See Päärendrupe võimalus sai, mina vana Eesti treenerite entusiast alati olnud. Tegelikult on hea meel. Ja kindlasti jah, et ta on ju siin tiirelnud küll siin Eestis madalamal tasemel juba küll ja nüüd on isest kõrgligas võimalus sai on kindlasti positiivne ja ma usun, ta on ju seal süsteemis sees olnud juba ja isest oli loogiline, et kui Taini peaks minema, siis tema saab, et
et igati loogiline käik, noh, Taini puhul lõpuks sain aru ka, et vist oli natuke see, et vist äkki ise ei olnud ka väga huvitatud sellise satsiga tegemisest, et kus sa põhimõtteliselt saamale nii-öelda mängijaid, kellega mängida. Ei no pluss, et CV-s, kui sa oled Läti treeneriks ja sa oled Läti selgelt viimane, sa ei tee ju selgeks, et mul oli noor sats ja see on, CV-s on ikka näeb räme välja. Nojah, pigem vist oli ka tema enda huvi nagu ka, et ikkagi siis, kui ta mul mehi ei anna, siis tavai tehke ise nagu, et see vist käis Juki jutust läbi jah, et ei saanud seda, mida treener tahtis. Et selles mõttes sellise võistkonna jaoks kindlasti see Bären Group on, ma arvan, nii-öelda mõistlikum treener, et ta ise ka ju treener on tegelikult ju noor mees ja siis kui noorte mängijatega võib-olla seal kasvavadki kokku ja saavadki asjades nii-öelda ühele lainele, et ma arvan, et kui siin hakkame rääkima, et keda valandaks, ma arvan, äkki Bären Group ikkagi hooaja lõpuni peab vastu. jah, et igast tänane formaat, et eelmine kord me natukene lahmisime siin, et seekord me teeme nii, et teeme vallandamise indeks treeneritele. Ma loen sulle, hakkan ette lugema meeskonna järgmisi mänge. Ja loogika on siis see, et kõik mängud tulevad kaotused järjest, eks ole, et Kalev viimases voorus kaotas Laadrile ja siis ma hakkan lugema kaotusi, et hakkab kaotamise ja siis Madis Kallet ütleb stopp, et nüüd on Bären Group läinud ja siis võtame kõik läbi, et me vaatame vallandamise indeksit, kelle töökoht on kõige rohkem ohus. Nii, hakkame talvet minema. Vastased siis liigas Kuressaare, Karikas Kalju, liigas Trans, liigas Tammeka, liigas Kalju, nüüd on juba 6 kaotust järjest, liigas Vaprus, liigas Levadia, liigas Flora. See on juba 10 raatust, sa ei saa 10 raatust, nad ei luba või lubavad. Ma arvan, 10 äkki lubavad. Et sina ütled, et okei, et siis vallandamise indeks on väga lihtne 10-10, et sina arvad, et see Bären Group on putris. Või tähendab, küsime niipidi, kas sina annaks talle. Seal on paar meest veel tegelikult, kes võiks tulla taustajõududest tagasi nimeks, nagu näiteks Meiel ja Anniste. Neil on maja sees tegelikult treener, kes on ennast tõestanud. Atspurje, õige, mängiv treen. Aga mina arvan, et selles mõttes, kui see Vangers juba nüüd tehti, et siis saagu mis saab, ma arvan, niimoodi minnakse hooaja lõpuni ära, et ma arvan, kui Kalev kukub esiliigas, nad ei võta seda nii traagiliselt, ma arvan, kui mõni teine võistkond siin, et pigem üritatakse mingit süsteemi luua ja kuidagi edasi minna, et ma ei usu, et siin väga nii-öelda kiiresti mingid otsust tegema hakatakse. Ja see võib ainult siin olla nendest kaotuste iseloomust, et kui on väga suure skoorilised ja tõesti midagi läheb täitsa nässu, aga jah, ma ka arvaks, et nagu sa ütlesid, et liiga suurt tragöödiat seal ei näeks, et nendest kaotustest ja esiliigasse langemisest isegi. Loomulikult tahaksid nad, ma arvan, üleminekutele miinimum saada, jah. Aga ma mõtlen jah, kui hakkab mingi 0-9 tulema mitu tükki järjest, siis on kindlasti nagu pahandus majas. Mis on nagu üks meeskond, kes on tegi ka tiire vanderduse ära. Lähme siis samuti 7 punkti peale, eks ole, Tammeka. Tammekal siis oli isand Siim Valtna esimene mäng oli 1-0 tegi Kuressaarele ära, mis oli just okei. Aga mis nad vahepeal teinud on, nad kõigepealt said Levadialt 0-4, mis on nagu lubatav või ütleme on okei, ei ole nagu pahandus, kui see mängu pilt oli selline, et nagu üldse polnud võimalust ja siis teises mängus said võõrsil Narvalt 0-4, kus kuulus Pierre Landrad Rapor lõi kübara. Aga selles mõttes Valtna justkui see võimaluse, aga need 0-4, kuidagi see Tartu ei saa ikka jalgu alla. Selles mõttes, et nad on eelmise aasta selline sats, nad on 7 punkti nagu Kalevil, täitsa seal tabeli lõpus päästab ainult see, ma eeldan, et see omavaheline mäng on neil plussis, on ju, et ma ei teagi, see on Tammekast, kas keegi saab üldse sotti? No Narvas mäng ei ole ka kindlasti lihtne. Aga me räägime sellest, et Narvas on keeruline väravaid lüüa. Ja siis Narva lööb see 4, et selles mõttes me räägime seda, et üks mängija oli lihtsalt nii hea soos see mäng, et ei, ma arvan, jah, see Kabore tõesti näitas seal klassi, ütleme siis nii, et okei, üks oli küll pendlast, aga jah, ilusad väravad olid. Aga mäng, jah, Tammeka poolt vaadates ei olnud tõesti kõige parem, et seal mingid asjad on neil vaja kindlasti satsi sees üle vaadata. 11 mängu sisse lastud 28 väravat, Kalev on rohkem, Kalev on saunasid ka saanud, et see 28
see on ikka päris palju, et üle 20 on ikka, meil on Laadrile, Laadrile ise, et see Raitseliin, OEL ma ütlesin, et tuleme neid 2-3 mänge, rohkem tulevad 0-4. see on tõesti nagu pahandus, kui sa küsisid ka, kuidas see Kalev Tammek omavahel, siis omavahel mingi tavavoorus Tammek võitis Võrsil 2-1. Et aga jaa, ma arvan, Tammeka seis on selles mõttes isegi kehvem kui Kalevi oma mõte, üldpildi mõttes, et nad tahavad kindlasti palju rohkem kui Kalev, ütleme kõrgemale tõusta kui Kalevil nii-öelda eeldused on ja Tammeka nii taga olemine on ikkagi pigem arvan nende enda jaoks ka väga negatiivne üllatus, et kui samamoodi edasi minna, siis seal võivad need muutused ikkagi, ma arvan, uuesti päris kiiresti tulla, et nad ikkagi saa endale lubasid, et nad on seal tabeli viimane, et eelmine hooaeg need ennustati seal viimaseks ja siis tõus hoopis tabeli keskele ja nüüd nad teevad seda hooaega, mida siis eelmine aasta ennustati neile, et seal on, ütleme jah, seal on ikkagi nagu kuidagi kehvasti see asi, jah. Kuigi, ma ütlen, et mingid kummalised sellised, ma ütlen, eranelised koosseis on ka, et keskväljal Land ja Mattis Karis on viimastes mängudes olnud, ei ole selline OEL, ma arvan, me ei eeldanud, et see on nende esimene duo hooaja keskel ja edasi Raitseliin, see Poored ja sellised vähedi võimsamad mehed ikka teevad seal ikka kõva pahandust nende vastu, et seal oli see punane kaart ka muidugi, mis oli ülirumal, et nüüd on see vend väljas, nüüd on jah, kes sinna asemele pannakse, aga jah. Aga ma ütlen, et tehes seda indeksit teeme siis Tartu Tammek ja Siim Valtna on saanud siis 3 mängu, 3 mängust 3 punkti. Ütle siis Madis Kalvet, ma hakkan siit lugema siis, neil on siis hetkel 2-0-4 taga, aga hakkavad järgmised mängud. Kalju, Vaprus, Kalev. Ma arvan, seal on 3 peal suur piir ette, ma arvan juba. No jaa, aga küsimus on, keda siis asemele saada? Keda siis asemele saada, muidugi see on küsimus, jah, aga samas kui peaks juhtuma, et ma ei tea, Kalev võtabki, ma ei tea, mingi 3-0 võidu, siis on ikkagi... Võtta Itaalias tehakse, väga tihti võetakse vanatreener tagasi. Kas siin Eestis ka? Itaalias on see häda, et Itaalias ei tohi hooaja sees treener liikuda. Et sa tohid olla ainult ühes klubis, et sa ei saa Itaalia sees, sul on variandid ainult, kas sa võtad töötutreeneri või siis sa võtad selle pärast tagasi, et sa ei saa niimoodi, et ma võtan Serie A klubis alustan Cannavaro või kes see sai tagasi? Ei see on Itaalia, see on ikka klassika, et see mõttes seal on ikka nõõramees. Treener võttis korra natuke puhkas 2-3 kuud, sai uusi ideid, tulen tagasi. Aga miks mitte, enne? Aga Tammet samas, et keda võtta, ma arvan, et Eestis neid treenereid on küll, et tuled, meil on meistriga sats, et tule teeme. No kindlasti on ja samas on ka Tammek näidanud, nad on ka välismaalt toonud on vajaduse korral, et mõtlen, nemad on kindlasti võistkond, kes tahavad palju enamat, kui seni on välja tulnud, et hea küll, sa siin lugesid koosseisu, et on seal siit-sealt logiseb, aga ikkagi, et arvestas eelmist hooaega ja nad ei ole tegelikult koosseisus nii palju muutunud, et nad ei saa olla nii kehvad. Ma lihtsalt ühe numbri fikseerin ka ära, 11 mängu, ees on ründepaar Koskor ja Bašeer ja löönud 10 väravat. Alla ühe per mäng. See on ikkagi, see mõttes, et võib öelda, et Raitse on pahasti. Kindlasti seal Koskor lõi nüüd ka ju latti ja mis seal lõi, et oleks võinud ära lüüa Bašeer. Aga sul on seal Veelmat, Pedmansonid, seal eespool on võimu on küll tegelikult. Seal on nagu selles mõttes, et rummalist pahandust on ikkagi, et ma ei tea, et siis vallandamise indeksis on 3 kaotust läheb see kirja. No ütleme see Kalevi mäng, et Kalevi mäng 3, on Kalevi mäng võib-olla 5, see oleks see 5 mäng võib-olla indeks, aga just see, kuidas see graafik jookseb praegu, jah. No meeskond, kes on saanud jalad alla, meeskond, kes tegelikult ma ütlen Tammet viimast mängust, mis seal ikka natuke pahandus oli, aga äkki läheb paremaks. Aga üks meeskond, kes on saanud selles mõttes jalad alla, et Kuressaare tõmbasid kõigepealt 2-1 Narva Transile, mis on väga tubli tulemus ja siis seejärel Paidega võõrsil 1-1 viik, mis oli ka selline, et ei olnud nii, et suure kannatamise pealt tulnud 1-1 viik, vaid oli selline, me räägime kohe, et see vana hea, see oli nagu klassikaline muidugi
lõpulahendus seal või kes see nendest mustadest selle värava lõi? Padamoosi oli see vist, aga Padamoosi rahvade eskele, ma olen alati rääkinud, ma vihkan Eestis need väravalööjad jooksevad sinna mingi suvaliselt sinna kõige kaugemasse nurka mingi nurgalipu juurde, siis neljakesi on seal, et mingi rahva suunas, 200 inimest peab vaatama, et äkki järgmine kord tulevad tagasi, vaata. See mees läks kohe sinna rahvade eskele, lapsed jooksid järgi, see oli rahvapidu, et tõmmati ära ja siis tuli kuulus video, kohtunikud tulid, aga ma ütlen, et see oli väga aus vära võtmine, et selle 90+4 see värav tuli, aga Kuressaarest rääkides, OEL olid spetsialiste, nagu näiteks Igor Aljurand, kes arvasid, et nad jäävad viimaseks, aga see... Pisitasa võtavad oma punkte, on ju. Pisitasa võtavad, et see mõlemad... Neil on olnud väga palju neid, vaata, Harjule ja kus nad oma nii-öelda, oma sugustele, kui saab öelda, lõpuminutitega just kaotasid. Ma lihtsalt võin siin viimase 5 mängu skoorid ette lugeda. See on sama Paider oli 1-1, Transiga 2-1, Tammekad on 0-1, Vapras oli 1-0, Kaljuga 0-2. Et mida Sander Post näitas minu meelest ka seal noortekoondises, mis meeldis, et oli see, et seal ees küll suudeti asju teha, kuidagi tal mingi oskus tal on, nagu see kaitselukka juba on, et siin need suuremad pahandused, hooaja algus oli pahandus, et see Kalevilt 1-4 ja Floralt 0-5 on siin sees, sa võtad need ära, võta see viimase aja see, et kuidagi see kaitse on nagu selline lutku saadud, et seal on nagu sellised ees ka all see Tõõmov ja siis igas kõrval Smirnov või leivategija, võt ilus nimi, et pluss, eks ole, sul on see Märten Pajunurm, kes veel? Kes see Sander Sinilaid on nüüd vahepeal, ta oli isegi keskkaitse, ma vaatan näine. Et see mõttes äge. Brunn on jalad alla saanud, kes eelmine aasta vaata, mõnes mõttes üllatav Flora niimoodi ära lasjada, see Topstik vist võttis selle kohe niimoodi ära, et selgitab nüüd. Tagantjärgi asjad algus oli, miks see Brunn vaata kohe, et eelmine aasta ei mängis. Et see, et taga 0, midagi see Sander Post nagu just kaitses oskab teha, et see mulle meeldis Post U21-s, seepärast mulle üldse meeldinud, et Kuressaaresse läks, on see õudne. Keegi pidi minema ja miks tema? Miks mitte? Lõpuks on ju see, et ega nüüd Eestis neid kõrgliiga treeneri kohti ju ülemäära palju ei ole ja kui sulle pakutakse, siis eks ikkagi reeglina võtad selle pakkumise vastu, et kui ongi see paar välismaalaste ka pundis, see ongi juba eestlastele 7-8 kohta heal juhul ja siis kui sa tahad seda tööd teha, siis kuskilt sa pead jälle ennast üles töötama, et kui nii kaua, kui sa teed seal kuskil, ma ei tea, U21-ga tööd, ega siis võib-olla tulegi Flora või Levadia sulle pakkuma, et eks sa pead ennast ikkagi liigas kuidagi jälle ahvatlevaks tegema, enne kui mõni suur sinu uksele koputam tuleb. Eks see natuke võib-olla selle 0-1, 1-0 ja see väravate asjas, ütleme, saad see kuulus Gibraltari meister Männi näiteks, saad selle suvel tagasi. Ma arvan, et see neil oleks kindlasti sinna, üleüldse on õhuke koosseis tegelikult, et võib-olla just selle pealt võib hakata hiljem kärisema, et sul on vaja natukene seda pinki pikemaks saada, et sa vahetustega ei kaotaks. Et jah, kuskilt on vaja ka väravaid ja... see õnneks on Märten Pajunurm taaskord ja parim värav Rütt, vaata, iga aasta on jama, aga selles mõttes korraks justkui on elu päris lill. Kas ma loen siis Kalvet teeme siis seda vallandamisindeksit, siin läbis pikalt, on ju. Neil on all siis Viik Paidega, Kalev, Kalju, Flora, Vaprus, Levadia, Tammeka, Laagri. Sa arvad, et üle... ma arvan, kuskil seal on tõesti see piir tuleb ette, et seal järjest seal Tammeka ja Laagri ka tuleks veel sinna otsa, et siis... aga siis on kohe järgmine on Kuressaare ja Kuressaaresse võtab jälle... Sorry, ja ma tahtsin öelda Trans, jah, et... Ei, aga sul on 7 kaotust, 8 mängu võidetud. Trans on see, kus saab kindlalt 3. Tule, Andres Opper, selgita see asjagi ära. Sul on olnud, on olnud ka niimoodi, et
muidu nagu ei lähe hooajal hästi, Jaa. aga seda mingi tippu nagu iga kord võidad või? ja kusjuures oligi Kus nii, kohas? kui see Rooda kõige viimane hooaeg oli, ma ütlen, et me võitsime 2 välismängu, üks oli PSV-ga kus keegi ei ootanud ja siis oli kõige viimane mäng oli Feyenoordiga võõrsil mäng ja me oleme viimasel kohal ja no kas kukume otse või mitte ja me võidame 3-2 Feyenoordi, et jah, on küll nii, et muidu üldse ei tule ja siis suured võtad ära ja ajaksi ka kodus ja kõik need võeti ära, aga omasugustele kaotad, noh. Et ei, see on jah, mingi vahepeal on, et mingile satsile lihtsalt ja siis on teine asi, et ei ole aastast 86 võitnud mingit satsi, et need millegipärast kujunevad välja sellised meeskonnad, et ühega kuidagi tuleb ja mingi mis iganes psühholoogiline error tuleb sisse. Ehk siis vallandamise indeks on 7 mängu, 7 rootusmängu. No, jah, ma paneme, et lihtsalt ma tean, sa oled selline hästi kõige sõber, ma nimetan selle ikka Madis Kalveti vallandamise indeks. Aitäh sulle! Aga Kuressaare üle, nagu selles mõttes mingil määral ta ei ole raudselt mu lemmik sats, et tegelikult on see, et sellised mingi oma nädu on ikkagi tekkinud selline, vaatad seda mängu, et selline ma ütleme, et sellist Krossuhovski vaim on sealt nüüd kadunud, et ta natuke teistmoodi, mõned asjad sarnased, aga selline ma ütlen, selline uurahaline vaib on seal täitsa juures, et mulle täitsa meeldib, et seal postil on oma käekiri olemas. Meeskond, kes eelmine aasta mängis täitsa medalitele, on ta sel korral, mingi nii-öelda medalitel päris lõpuks küll mitte, aga Pärnu Vaprus. Üleilmne hooaeg. Üleilmne hooaeg. Aeg lendab. Pärnu Vaprus 11 mängu, 11 võitu. 11 punkti. 11 punkti, jah, vabandust, 11 kuulus Pärnu Vaprus. Kui meie ära läksime, siis Pärnu Vaprus oli vist 3 mängu olnud võiduta. Vahepealsel ajal juhtus see, et nad võitsid Laadrit 1-0 napilt. See oli ka siis selline Sander Kapperi päris viimase minut värav ei olnud. Ja siis, aga sisuliselt. Ja siis said 0-3 Flooralt. Mis on, mingi aeg, kui me rääkisime, siis nagu, et hooaja algus sai veel selgitada, et pole et seal ei ole, mehi oli puudu, et sulle see noor Põder mängis ründas ja et natuke oli sees, vaatasid seda listi, et pole ju seda, Rauber oli puudu ja kõik, eks sulle loed selle järjest, kes seal puudu on. Nüüd me vaatame, eks ole, meeskonda, kus on tegelikult kõik juba vaikselt tagasi, et nii-öelda, et mingid sellised hooaja alguse mehed enam võib-olla ei pea nii palju tassima, just see kogenud kaader, eks ole, Kapperid ja me räägime seal Henri Välja vägevast tulekust ja noore Anders Ooper uuest tulemas Virgo Vallikust. Aga 11 mängu, 11 punkti, seda tegelikult on ikkagi ju vähe, et neil on vähem punkte kui Laagril, seda asja nagu see on ikkagi pahandus. Laagri vastu nad olid ju tegelikult ikkagi parem sats, ütleks. Peabki olema, mis asja. Ei Laagris ma arvan, et ei ole lihtne, et ma oleks arvanud, seal oleks pakkunud, et Harju võtab ära. Seal võitsid punkte. Pärnus Flora vastu, seal nad alustasid ju päris hästi, et oleks võinud äragi lüüa. Virgo Vallik ja päris hea, päris mitu võimalust oli. Aga Flora võttis sellise kindla 3-0. Aga viimast 7 mängust ainus võit on see Laadri vastu. 7 mängust 1 võit. Et okei, on seal viik Kaleviga on sees, mis ei ole, mis on pettumus, on ju, ja viik Laadriga kodus, mis on pettumus. 7 mängust 1 võit. Miks need asjad selle aastal lippa? On seal mingi selgitus või? Aga kõik mängud, välja arvatud Flora nüüd on ju, et tegelikult on sama, mis oli ka Kurel, et sellised 1-0-id või sellised väikseskoorilised mängud, et võt ei tea, miks ei lippa, et ei ole jah nagu leidnud oma minekut, et ei ole välja arvatud see üks Tammeka 0-5 on ju, et ei ole saadud jah seda väravamasinat väga tööle. Jah, see on jah kumbaline ongi see, et polegi nagu jättes selle kõrvale selle kuulsa Henri Välja, eks ole, siis ega nagu mujalt sellist nagu teist võib-olla siis liidrit või Kapper lõinud muidugi, sellist need kogenud mehed, et kellelt võib-olla oleks oodanud sellist
ülevõtmist. Ja siis oligi see sama näiteks see Paalberg, kes siin hooaja alguses oli neil sees, tema oli vigane, ütleme, põder, nii et nemad ei ole tulnud noortena, et tulevad ja teevad midagi, et sama Virgo jätab oma võimalused nagu kasutamata. Et vot sul ei ole sellist nagu pingilt tulevat väravalööjat, võib-olla nüüd ongi, Kauber tuleb võib-olla tagasi, et ei tea, järsku hakkavad mingid väravad tulema. Aga ei ole ka suuri kaotusi, ütleme, ei ole. Ja nad on ju, vaatan ka see tabelit teise poole meeskondadest, kaitses kõige parem sats, et 15 väratust lüüa endale, võtad ülejäänud teise pool sats kõigil on 20 või enam, et nad ikkagi selles mõttes ühes väljaku poole otsas on nagu ju täitsa okei. Kas see minu alatine teooria, et meeskonda peab ikkagi pidalt värskendama, sest üks treener võib karjuda, sa samale 11 mehe peale karjud, kui Igor Tins ütleb, et enam ei karjuda, õpetad neid valjult, siis et võib-olla on see, et selline sama treener, samad mehed, et sellist asja üleval hoida järjepidevalt sellise näljasena, paratamatult ajalugu näitab, et on raske, et sa võib öelda jah, et küll tuleb ja küll ei tule, aga see mõttes, et seal sa võtad selle koosseisu ette, eks ole, Villota, Vallik, need Veesalu, Aalo, Rapper, Välja, Sild, need on seal olnud nii palju viimased aastad järjest, eks ole, ja võtad näiteks liitujad olid, need olid juba, eks ole, Pajo, ei ole ka mingi selline vähem, mida ma öelda tahtsin. Rapperid, eks ole, me räägime, et sellised võib-olla uut verd nagu. Oma uus veri peab olema, kes tulevad ja tõstavad siis pead. Jah, ega neil on seda ka, et ega nad ju, kui ikka siin finantsvahend ei ole nii suured, et sa tuled ja võtad sealt endale 2 uut liidrit kuskilt Tallinna klubid. Ei meelita ainult suvehooajaga. Jah, et selle kanti nagu ei tõmba sinna täpselt, et seal need, kes neil on, neid nad üritavad hoida ja siis täpselt oma noori seal peale lükata. Ega nad tegelikult on ju ka võistkond, kes on ise välja öelnud, nad tahavad ju, et neil olekski rohkem Pärnumaa mängijad ja et kui siin ongi Flora tabant eestlastega, siis nemad tahavad pigem pärnakatega mängida ideaalis. Ja ega siis see mängijate valik ei olegi nüüd ülemäära suur. Ja vaata, kõige rohkem on kahju, et vaata see võiks läbi lüüa Pärnus, see Karl Tristan Rand. Mul meeldis kui Rand, vaata. See oleks selline põhimees, et Raid Seel ei ole õnnestud, et see on mu üks selle soov. Siis Tammeka või seal Otepääl on mägi. Nii, teeme siis Madis Kalveti vallandamisindeksi kuldse. Oi, selle peale oleks varem tulla, et selline nimi asjale panna. Igatahes tuleb siis Vaprus seisust, kus nad on eelnevalt 7 mängust võitnud vaid 1 ja võitsid siin muidugi hiljuti Laadrit, et ei ole kõige hullem seis. Ja nüüd kaotasid Florale ja siis kaotavad Transile, kaotavad Tammekale, kaotavad Levadiale, kaotavad Kuressaarele, kaotavad Kalevile. Tõmbame seal joone vahele siis, jah? Vallandamisindeks, Kalveti vallandamisindeks 5 mängu, selge. Muidugi see Kalev natuke nagu seab kaarte, aga 5 on selles mõttes on aus, et mingi krediit on kindlasti Prinsil olemas, selles mõttes me ei saa sellestki mööda vaadata, et aga seal Hendri Rüütli meil kõik satsid kaotavad. Kõik satsid kaotavad, jah? Kas keegi võitavad? Ei. Selles mõttes, et aga me võime, kui me tabelist edasi lähme, siis on et ongi see Harju, Jott ja Laadri tulebki sealt kohe 13 punktiga, selle aasta võib julgelt öelda, et üllataja, ma arvan, keegi, Kalev Kruus uskus, jah? Kalev Kruus uskus, aga mis Laadri tegi, eks ole, vahepeal napp kaotus, tubli kaotus Vaprusele, selles mõttes, et hästi nagu öeldud, et Rapper päris lõpus ja siis võõrsil 0-1 jääd tegelikult taha Kalevi vastu, nii-öelda 6 punkti mäng. Aga Rudenko 25. Reinhard Reima 60. ja Ander Joosep Kose 84. siis lõid ära, et Usta siis lõi Kalevi poolel täitsa mängu alguses. Et natuke, okei, seal see võib-olla lõpu tegi lihtsamalt see, et kuulus Habib Abibdun Famudimi. On vaeva näinud? Jah, ma olen vahepeal harjutasin hääldusi, et Kalev see päris lõpu oli vähemuses, aga see töö, mida on teinud meil peatreener Lauri Nuuma või kuidas ta selle satsi on mängima pannud,
no täitsa müts maha, no. Siin pole mitte midagi öelda, et noh, oleks ma hooajal öelnud, et meeskond, kus parem kaitsjana alustab Sigvard Suppi ja et üks meie liiga nagu silma paistanud kaitsjad on isand Anders Kaevat, see oleks kõlanud kummaliselt, eks ole. Et kui seda ettepoole osa võib-olla isegi veel uskus, et võis eeldada Piht või Eerme või keegi hakkab lööma, siis ma pigem ütlen, et see silma paistav osa võib-olla on ikkagi see kaitse on luttu saadud. Mitte küll luttu, aga selles mõttes, et on saadud niimoodi, et ta ei põle väga hullult, et tore. Mis sa, Ralvet, kas sina, palju see Laadri sinusse on usku tekitanud selle hooaega või kas või viimaste voorudega? Kas see usk läheb aina suuremaks? Pigem küll, jah, et nad ikkagi selles mõttes on täitsa kuidagi nagu kehtestanud ennast peaaegu nagu siuke nii-öelda tabeli keskmikuna, et jah, pigem ma oleks eeldanud, on seal ikkagi rohkem seal Kuressaare ja Kaleviga seal lõpus madistamas, võib-olla siuke tagumine kolmik on ja et nad on ikkagi, hea küll, see vahed ei ole seal suured seal teises pooles, seal ongi, Kuressaarest ainult 3 punkti ja viimasest Kalevist ju 6 punkti, et paar mängu ja seal võib asi kõik teistpidi minna. Aga suures plaanis et nad on ikkagi võrreldes selle, kuidas nad 2 siis nii-öelda üle-eelmisel hooajal, kui nad liigast tulid, nad ikkagi algus oli ju raske ja nad ei saanud ree peale ja seetõttu lõpus jäigi nippa-nappa puudu, siis nüüd on ikkagi hoopis teistmoodi tuldud ja kindlasti ma arvan, seal võistkonnas praegu on olemas see enesekindlus, et me ei jää selline viimaseks, me ei jää eelviimaseks, me ikkagi oleme võimelised seal nii-öelda siis, ongi vähemalt 6.-7. kohale mängima ja kui senist nagu vaadata, siis täitsa vabalt võibki nii minna, et võtad see, Pärnu võib juurde panna, samas see koosseis on nagu hõre on ja Kuressaare vaikselt kuidagi tõuseb on ja samas jälle koosseis on hõre on ja et eks seal mingid, sende võistkondade vahel lõpuks ma otsustabki see, et kes suudab oma tuumikut seal enam-vähem tervena hoida ja kui seal tuleb mingi ärakukkumisi, et kes suudab seal asendajad jälle leida, et kui sa ei pööra tähelepanu on ju, et Flora, Levadia, ma ei tea, Paide kaotustele, et need on, et peasid omasugused ära võtad, et ja siin ongi, et Tammekale panid 4 ja et need lüüa nad oskavad tegelikult ja see eespool on päris mõnus see kiire liikumine. Mis me Andres Ooper sellest nüüd õpime? Me oleme see esiliigas tõusjate puhul me tegelikult oleme nüüd mõnda aega oleme justkui võtnud loogika, kui sa esiliigas tõused, et sa esiliiga meestega ei saa panna meistriliigat. See on, et sa pead tõmbama sinna igasse liini mingi kogenud meistriliiga mehi, bla, aastast sama jutt ja vaatad, et palju võttis ja selle järgi hakkad mõtlema, on ju. Tegelikult see laader ei ole ju väga palju erinev sellest laadrist, kus natuke liialdada, see on ju põhimõtteliselt, sa vaatad neid mehi, see 80% on sama, kes mängisid eelmine aasta Andres Ooperi vastu. Selles mõttes, ma arvan, said see 2 aastat tagasi hea sellise tulerissed, ütleme nii, tegid omad järeldused, käisid uuesti esiliigas ära, tulid tagasi ja tegid mingid asjad ümber, mängivad oma mängu, tõesti said mingid asjad nagu paika tundub, et ei läinud mingi suure uraaga kuhugi peale ja tegema, seal on see on vist Kaspar Lauril on natukene seda kogemust natuke on, aga jah, ega ta ei saa ju öelda, et nad on hästi noor sats tegelikult. Seda ka ei ole. Et selles kõik need, eks ole, sa võid öelda küll, et need Kaevatsid ja Järved ja Eermed ja Rudenkod ja Rõõmussaared, et nad ei ole siis 18-19 enam, nad on sellised 20 peale, et 21, 22, 23 enamasti, et neil seda on kogemus ka, seda ei ole seda, et on väiksed lapsed jooksevad mööda kooliväljakud. Sellest on entusiasmi siis, täpselt, et said siis sees asjad toimivad, võib keemia on hea ja annavad üksteise eest palju seal väljakul, et mängivad hästi kokku. Eks ma nagu Andres ütles ka, et see korra juba käidud kõrgliigas ja ongi meestel on teatav juba kogemus all ja samas see laagriga selles mõttes, kuidagi see fännid ja selles mõttes on tore kant nagu, et seal ma usun, et kogu see atmosfäär ja punt, mis seal ümber nagu on, et eks see annab ka nagu päris palju juurde ja kui ongi selline oma kogukonna tunne, et see
võib-olla võtadki seal endale mingi 3 legionäri, arvad, et tilgelt annavad juurde ja siis pärast seal kehva väljak ei viitsis väga joosta, on ju, et noh, kui selliseid mehi endal tood, ega see ei annagi, noh, lõpuks võib-olla tõmbab üldse moraali ka alla, et sul võib-olla pigem ongi targem nende oma meestega, kes on seal harjunud ja kes seda keskkonna tunnevad ja tundub, et selles mõttes praegu nagu see lähenemine, mis selleks hooajaks on võetud, see toimib. Mis on Eesti liigas sel hooajal olnud kõige kehvem kodusats? Patur, ärge vaadake. On kodunud 6 mängust 2 punkti. Harju on võtnud 5 mängud 6. Mis on, ma lihtsalt vaatasin, et päris üllatav oli minu jaoks. See on siis Vaprus äkki või? Jaa, Vaprus pole see hooaeg veel võitnud kodus. Okay. Ja kuigi nad on nagu kõige jädedam kodusats, et ühed Eesti jädedamad fännid ja kõik see, aga kodus ei tule välja. Mis on naljaks? Kas ma üldse hakkan sulle Harju Jott ja Laadri puhul ette lugema, et kas arvate, et kas see võib Laadri 10 mänguline kaotuste seeria, kas siis on ta ikka isad Nuuma platsis või ei ole? Mis sa patud? Vaatan 9. mäng on Tallinna Kaleviga. Paneme siis indeks 9. No see mõttes, et see on jälle Paide Kure. Et algust tuleb see seeria päris kõva neil, kes need järgmised tulevad muidugi. Neil on päris see, et Flora, Paide, Trans, Levadia. Et päris nagu jõhker tuleb algus, aga siis jah, et ja siis on üks vahe, siis on Kalju ka veel, on ju. Aga ikkagi ma arvan, kui siin tuleks veel lõpuks 9 kaotust järjest viimane Kaleviga, siis võib-olla juhtud seis, et kus nad on tabeli veel viimane nagu. Aga kui keeruline, mul on alati nende väiksemate või selliste natuke üllatajate või nooremate satside puhul see oht, et kui ma näen seda 4 mängu, mis seal on, näen, et 4 suurt, alati see tunne, et kurat, kui sealt see 0-15 tuleb äkki ikka tuttu, et seal on alati, ma ei tea, miks mul on see tuttu või see hirm, aga võib-olla ka mitte. No meie kõigi lemmikmeeskond muidugi, Narva Trans, või siis okei, ma võib-olla ei räägi keegi, eest räägin endast. No kurat, Narva Trans. Ei, no Narva, minule meeldib ka Narva, ütlen ausalt, et Narva Trans, paneme Narva Trans, kui ta 2 korda võit Kuressaaret. Narva Trans oleks juba kindlal teisel kohal või esimene. Ei, ta jadaks esikohta Levadiaga. Ja kurat, tal oli vaja kingitust teha. Sajab marru, igatahes. Said, nagu öeldud, siis võõrsil Kuressaarelt 1-2. Ja no kuskil Kuressaare ka punkte saama, et selles mõttes nagu puhta 4. Pikaajaline. Ja siis eks ole nagu öeldud, et see Tammekaga 4-0, eks ole. See oli üpris. Mis on hästi meeskonnas? Võib-olla on see, et see värava lööja mure vist on lahendanud, et Gabore on paistan nüüd löönud äkki 4 mängus, ei, vabandan, 3 mängus järjest vähemalt 1. Seal eespool on seal on leitud see mingi, no seal on see Mihhailo Košloško on päris huvitav leid, et seal on, ta see, et Gabore paneb 3 mängud 5, on liiga parim väravakütt. See on neile ikkagi olnud abiks, ma ütleks, et ja ma ei saa aru, kuidas see Kuressaare sobib, ma vaatan neid mänge ja ma ei saa aru. Ma tõesti ei saa aru. Mulle meeldib see, et kaitse on täitsa lukus, et 11 on ja võta nüüd need kureväravad ka ära sealt, siis oleks hoop see vähe neid on ju sisse lastud väravad, et see ongi võib-olla Kosuhovski selline kõige suurem edu seal, ma arvaks ise. No samas, et teistpidi on häda see, et kui sa oled löönud 17 ja nendest on 7 löönud 1 mees on ja kui selle ühe mehega midagi juhtub, siis on nagu... Ta on tugev, jah? See muidugi alati, see on umbes sama. Mis aastal sa lõid see valitsääres hästi palju? Jaa, oli küll, jah. Suur mure on, ooper lööb ära, 1 mees ainult, vaata, ilge häda, vaata. Jälle mure. Suur mure, vaata, võiks ikka... Aga võta 4 väravat, mõtle, ja kure väravad ära oleks 7. Aga selles mõttes, et see kure ei olnud nagu selles mõttes, et ja ei tulnud välja, ja ei tulnud välja ja ma miskipärast nagu mingid asjad sellele Transile ei sobi. Et Transile see vahe sellega, miks ta ei ole medalisats hetkel, ongi see, et nagu, kui ei tule välja see, siis tal ei ole seda head plaan B-d, et ei ole pingilt võtta, eks ole, Paide toob pingilt laiast astusse mingi 2 lutsu ja kes iganes ühe Tambelase ette ja mingid sellist võib-olla Ojamaa või ma ei oletama, tuleb pingilt ja Flora toob Senjovi ja Levadia toob Vagiri ja Otto, siis Transil on
Noh, jah. Nii tiita paipapin. Et selles mõttes, et noh, jah. Et selles mõttes on, et see Trans seal Tures käis ka see on muidugi meistriga vaata, see on muidugi totter, aga laias lastud 5 vahetusmehega. Et ja kodus oli neil 5 vahetusmeest on siis koos väraht, 5+1, eks ole, ja seda neil kodus ka ei olnud. Et see natuke see võib-olla pink on. No jah. Ega see pingi jutus käib Eestis, ma olen kõikide võistkudega võtad selle, ütleme, Levadia, Paide ja võib-olla ka Flora välja, siis ülejäänud kõigi puhul võib ilmselt rääkida, et ega see pink on nagu ta on. Ja minu vaata sellised kindlad asja, mis ma eile arvasin, et see Alfonso, see Portugali vend, et see hakkab keerutama. See keskväljalt ja see Tott hakkab lööma. Mitte mida kumbad juba juhtu vahetusmehed. Et see mõttes, et jah. Aga ma ütlen, et seda Tabore esile tõusu eelkõige, eks ole, et tegelikult läheb seda kiiresti vajada, et Vaprus vastu lõi ka tema, eks ole, seal ei saanud üldse kohe kinni see Pärnu teda, et olgem ausad, see Viidas, eks ole, ei ole väga midagi teinud. See noor Ukraina, Rushoško, see on nagu pigem ei ole. Et natuke on see tunne küll, et kui Taborel on halb päev, Taborel on palavik, siis on nagu tegelikult on mure. Et selles mõttes, et seal see tuttumine, ma ei tea, kas Andres Ooperi vahetus, kuttumine ooperilt Viitmäele on ikkagi väiksem kui Gaborelt sealt Viidasele. Ei, ma arvan, sealt Gaborelt Viidasele on kukkumine äkki suurem. Arvad? Ja seal on jah võib-olla keeruline, et see taktika, mis sa mängid, et võib-olla Viidasele võib-olla see ei sobi nii hästi, aga jah, võimalusi tal on ju olnud küll siin lüüa neid väravaid. No ma arvan, see Viidasega on ma arvan, et ta võib-olla väga palju siin väga neid suuri minuteid enam ei saada, et oli üsna nii, vallandamise indeks Trans, tuletame meelde, on üsna selline tuumavereline sats, aga samas neil on võib teinekord jah juhtuda väga kiiresti. Aga oletame, neil on all 4-0 Tammetuda. Neil on liigas Vaprus, neil on Karikas Levadia, neil on liigas Kalev, neil on liigas Laadri, neil on liigas Paide, see on siis juba 5 kaotust, neil on liigas Kalju, neil on liigas Flora, see teeb siis juba 7 kaotust. Kalju, Flora. Ja siis on liigas Levadia. Tõmbame sinna, kui ta Kuressaare käest uuesti sisse saab. See siis on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ikka sinna ühte samma. Kas sa tõesti arvad? Seal on teed mängud tuleb järjest, seal ongi, neil on Levadia, Flora, Kalju, need on kõik seal järjest, seal mingi 6, 7, 8 ja isegi Paide. Isegi Paide ka veel. Ja Kalju, Flora, Levadia, kõik 4 tugevat. Et seal nagu nende mängude pealt saab ennem seda Harjult juba. See on natuke vähe võib-olla Harjugas. Nad just astuvad siin liidritele kannule. Jah, et 1, 2, 3, 4 mängu pealt. Ma ei usu, et 4 mängu pealt oleks otsus. Ja mina ei usu, et see mõttes, et kuidagi see oleks tavapärane Transi hooaeg, kus nad on seal viimasel ajal 5-6 olnud kindlalt nagu, et esinelikuga vahe juba sees ja siis tuleb sükke seeria. Ma arvan, et isegi pärast Kurevelne antakse võimalus. Pärnu tuleb. Siis on juba jaanipäev käes ja nad pole 2 kuud võita. Jaani, see on juba juulikuus. Juulikuu, no selles ma arvan, et ikkagi Kozuhovski on kuidagi seda krediiti ikkagi suutnud teenida nagu hooaja algusega, et siis läheb veel kaugemale ikka, teeme augustini. Neil on esikohast, nad on esikohast sama raudel või 6. kohast, mis on see, et seal on suur vahe sees, et me võime peaaegu rääkida suurest viisikust, aga veel ei saa. Oota, ma just tahtsin öelda, et võtavad Pärnu ära, Levadia kaotab, siis nad mängivad Levadiaga. 9. Madis Kalveti indeks on 9. Mis praegu kõige väiksem on? Kõige rohkem põleb Madis Kalveti meelest Siim Valtna oli 3 mängu. Et see, 3 ainult oli. Aga jaa, et Narva Transi puhul siis tegelikult see siin päris karikas. Aga siin on tegelikult on selline seis küll, et pane siin Vaprus, Kalev, Laadri, selline trio tuleb. Seal arvestades, et seal suured nii adavad punkte, siis seal on küll see koht, et kui seal ei koperda ja võtad 9, siis on elu lill,
kui seal roperdad ja siis hakkab need suured mängud, siis hakkab see võib-olla rond ära sõitma. See on natuke otsustav faas on, aga ma ütlen, et pigem on, ma ei tea, oled küll loll mees, et arvab, et 9 kraatust sa lubatad see piirilinna 100. Mine tea, äkki omad diilid vaata seal. Kas sa raudselt see, paneme saat üles. 2 mängu veel kurega seal siis. Aga Eesti kõige kuumem sats, loomulikult üks ja ainus, mina siin juba jõudsin vahepeal seda treenerit vallandama, et loomulikult Nõmme Ralju 6 mängu järjest võidetud, 6 mängu. Meeskond, kes siin vahepeal räägiti, et suurest mängust välja kukkunud ja riisid asjad ja need võidud ei ole selles mõttes, et suvalised võidud, vaid Floraga 3-2 väravad siis Flora läks 1-0 ette, siis Nikita Ivanov taas, Flora läks taas 2-1 ette, siis Rommi siht ja ütleme selle hooaja või viimaste nädalate võib-olla suurim esile tõus ja Tristan Rask lõi võidu värava. Ja siis järgmine mäng, eks ole, Guilhermet ei ole, mis saab, Levadia vastu võimatu, peatreenerit ei ole ja kõik on halvasti, kuidas. Ja näed sa, Ibrahim Jabir 1-0 24. minutil ja Tristan Rask 45. minutil 2-0. Kuidas see nüüd nii kiiresti käis? Ei, no ma ütlesin kogu aeg, et Andreev on teab asja. Ma alustaks üldse, alustaks sealt. Tead, meil on sellised Andres Opper, meil on sellised liiga, ütleme siis teise otsa satsi mehi, kes vahest jäävadki juhudi sinna, et et selles mõttes, et nimetame neid Märten Pajunurmedeks, et ta ei saagi seda võimalust suures satsis ja ta ongi selles mõttes, et Pajunurm on näide, sest ta teeb tööd, aga selles mõttes ta ongi selline Kuressaare mees ja mõni mees on see Vapruse mees ja mõni mees on Tammeka mees ja on seal ja panan mulle Rask, paramiselt teine väravlööja meeskonnas. Kristjan Rask on põhimõtteliselt meeskond, kelle puhul me räägime, et hetkel Eesti parim meeskond vormi pealt kütab suurtele ja Kristjan Rask on parim. Kuidas see nüüd nii juhtunud on? Ma ei tea, selles mõttes, et mulle meeldis ta juba, kui ta Viljandi tulevikus oli. Et ta on põnev vend, aga selles mõttes, et oleks ta selline alla radari alt kuidagi on tulnud ja läinud ja tõesti, ta on päris, ütleks, et oluline lüli Nõmme mängus. Aga see, et ta ei ole noor mees enam, 26. Meistriliigas 200 pluss mängu, see on ebamäärase positsiooni mees. See mõttes, et ta on Martin Miller selline, ma ei tea, mis vaese mehe Martin Miller, et paned sinna, kus sul häda on vahe. Aga mida ma küsida on, et panen võib-olla need sellised siimaerud, nimetame neid nii, et võib-olla ikkagi väärivad, võib-olla, et iga Eesti see et selliseid mehi tuleks oma meeskonnas hoida. Ei, pigem, et võtta, et suured võiks neid võtta ja proovida. No selles mõttes, jah. Et eelmine aasta, Kelder ei saanud, Paides ei saanud hakkama, võib-olla ei löönud läbi, kegi oli veel Paides eelmine aasta. Ma ei mäleta, vaid tule. Et nad ei saanud hakkama, mulle väga meeldib, et see me räägime, et Kristjan Rask on laias astus, see on sellise mitte Eesti jalgpalli vaatav inimese on välja mõeldud nimi, selles mõttes, et lihtsalt, et selline hüpoteetiline jalgpalli, ära näed, tassib tiitlil ära. No samas on ka, et see Sjöning Laars samamoodi Kuressaarest tuli Levadias, aga ta oli omajagu noorem, on ju. Aga ütleme jah, sükast 25 aastast tabeli teisest poolest tipud ikka reeglina ei võta, pigem ikkagi vaadatakse neid seal 20 ümber olevaid mängijaid, et kellel oleks seda teatavat potentsiaali. Samas ju, kui Kaljut võrreld ülejäänud selle top 4 tiimidega, siis ilmselgelt tundub, et nende see võimekus Eesti turult mängijaid palgata on ilmselt väiksem, kui on Floral, Levadial ja Paidel, et nad võib-olla peavad olema siin kohal loomingulisemad, natukene ongi rohkem mõtlema kastist välja ja siis nagu näha sel korral panid täiega täkkesse. See Kalju Levadia 2-0, selles mõttes ikka igatepidi pauk, eks ole. Tegelikult olgem ausad, see mõttes ikka pauk, et ta niimoodi lihtsalt tuli, et sa suutsid. Et see, et
et me eelmine aasta rääkisime, et Podoljužin oli mul igas sümboolses koostises, kus saab olla, on ju. Sinu kõrval on see teine Tambetuu, see raitsev Tambetuu tuld, on ju. Ja siis ees Musoliitin on selline jääda patroi, neil see tadumine kolmik või ütleme kodused raitsliin, see näeb suurt mängu arvestades üllatavalt hea välja. No, jah, et ütleme nii, et ma eeldasin, et pärast seda, kui Levadia sai Paide käest, sai kaotuse kätte, et seal ikkagi tõmmatakse need ikkagi ohjad koomale ja mehed ikkagi peavad ikkagi paar nädalat ikkagi nagu täiega panema. Okei, said oma ühe võidu kätte, aga siis ma eeldasin, et ikkagi, et sa ei saa teist kaotust nii kiiresti endale nagu lubada, et seal lihtsalt, ma ei tea, kas meeste enesuhkus nagu ei luba seda asja. Aga ütleme, selles mõttes ma olen Eigoga nõus, et see oli ikkagi mõnes mõttes ikka natuke nagu pauk luuavarest, et ma tõesti eeldasin, ütleme see üks kaotus, mis Paide kes tuli, et seal ikkagi raputas seda satsi nagu korralikult, et Levadia ikkagi võtab nagu rohkem nii-öelda parandab mängupilt. Ja küll see Torres ütleb jätkuvalt, et me oleme liidrid ja kõik on hästi ja ta võtab nagu kõik enda peale. Jah, et kõik, nad ongi liidrid, selle koha pealt ei vaidle, aga samas, kui sa oled ikkagi võtad need tabeli tipusatsid, et nad on juba ju Paidele kaotanud, nad on nüüd Kaljule kaotanud ja Flora vastu olid ju põhimõtteliselt kolmandiku mängust mängid ülekaalus ja lõppes 0-0 Viigiga, et need hea küll ülejäänud on kõik ära võtnud, aga samas ikkagi siuksed nii-öelda need suured mängud või need mängud, mis võib-olla selle klubi juhtkonnale nagu rohkem nagu silma jäävad ja mida nagu seal ka rohkem vaadatakse, et need on ju selles mõttes ikkagi nagu pigem ebaõnnestunud praegu, jah. Kas huvitav, kas see Talju, neil on hunnik ründavaid legionäre. Neil on see Talmeida blablabla, neil on see Diado blablabla, neil on nüüd Jabir tuli, eks ole, neil on nagu, nad tõid ju mingi 4 toorikut või 3-4 toorikut sinna. Ja mitte keegi neist nagu ei ole tegema Atlandit ja see Paterkeev möllab seal, on ju, Ivanov superhoover, on ju, ja nagu kuskil see lootus, et teedi neist uutest konteineri meestest, eks ole, et on uus Promistevid, see vist ei ole nüüd täitunud, mis on selles mõttes Kalju, arvestades seda tippsatsid üsna kehva hooaja algust, on tegelikult ikkagi Kaljul võib-olla selles mõttes tadaslööki, et neil tegelikult võiks olla, nad võiks vabalt olla 4. kohas meil tabeliliidrid. Kui neil oleks üks mees selline vaese mehe Promistne, vaese mehe natukenegi, et sul on midagi tuua, eks ole sealt või et midagi tuleks seda. Nad on andnud siin võimalusi küll seal tuublis näidata ennast, aga ei ole keegi tõstnud seda pead piisavalt. Sama selle see, et võtta sama ikkagi Ivanov ja sama Guilherme, kes viimast nagu teemale, nad on ikkagi jällegi kui nemad ei oleks sellisel tasemel nagu on, siis oleks jälle teistpidi pahasti, et hea küll need uued ei ole siin pead tõstnud, aga neil on ikkagi selles mõttes selliseid noori terasid mehi, kellega kes ikkagi on pigem isegi mänginud isegi veidike paremini, kui neilt oodati nagu, jah. 8 meest on vähemalt 2 väravat liigas. See on, tegelikult see on ätestats. Et kui oli suur küsimus OVL, kes võtab üle Tamme ja selle Promissi rolli, siis see vastus on meeskond, mis on võib-olla Nikita ja Andreevi selle hooaja kõige suurem nagu vägitükk, ma ütleks, et 8 meest, 2 väravat, see tegelikult on asi. Nii, paneme siis tööle tulsa vallandamise indeksi. Ma ei saa üldse aru, kuidas see meeskond saab kaotama hakata nüüd järjest nii palju, aga rahu. Teevad Tammeka. Kohe esimene 2 on. Tammeka, Karikas, Kalev, Kuressaare, Paide, Kalev, Liigas, Trans, Laadri. Ma ei tea, äkki seal teeb kuskil joon vahel. Ütleme seal ikkagi, kui kellegi on kui kellegi on nagu krediiti, siis Andrei veel kindlasti on seda, et eelmine hooaeg Kalju mängis ikkagi kokkuvõttes üle ootuste, et nad ikkagi hõbeda kätte said ja samas sel hooajal ka, hea küll on praegu 4. on, aga seal ongi liider on ju, ma ei tea, 2 punkti kaugusel, et ilmselgelt on Andrei jälle tegemas võib-olla rohkemat, kui siin avalikkus on temalt toodanud, üldse Kaljult toodanud, et
katusel mees. Ja see oli päris hea, et ja vaata, sa ei näinud teda, et ta oli nagu, oleks ta telefoniga kuskil ühenduses olnud, et see tundus pigem mulle isegi positiivne. Ei olnud nagu üks teatud Hispaania treener eelmisel aastal kuskil staadioni taga. Ja kuskil, kus on sul kohe kirjutatakse või ollakse ühenduses, et lasi seal teha oma abilistel läbi viia asju ja väga aga ma ütlen, aga kuni juuni alguseni need mängu, mis ma ette lugesin, üks oli küll Paide, aga tegelikult on, eks ole, Tammeka, Kuressaare, Kalev, 3 viimast. Ütleme nii, et pole välistatud, et see võiduseeria siin keerib päris pikaks. Sest 6 on all ja nüüd anname Tammekalt ikka ei saa. Ära ütlegi, siin on inimesi öelnud, et kus me neid punkte kaotame, neid on öeldud. Aga nemad Kaljus väga ei öelda seda niimoodi. Ei, Kalju ei ütle seda, ma ütlegi, et ärme sõnu ära midagi. Ja see indeksis 7, Kalveti vallandamisindeks. Meeskond, kellele läheb niimoodi, et nad on tabelis on suurepärane seis, neil on 22 punkti. 3. koht, seegi on hästi kõige vähem liigas sisse lastnud, ainult 7 värat 11 mängule. Nagu super kaitse. Tulime siit ära, Elu Lill, kui me viimane siin saates olime, Elu Lill tõmbasid Levadiale kotti 2-1, Paide linnameeskond, siin on meister Aines küll, Eigo ennustus ja Paide meister, kõik super, mis vahepeal juhtunud on. Kaotasid siis esmalt 0-1 Tallinna Kalevile. Ma tean, et mitte keegi ei taha kuulata mingit fantasy juttu, ma ikkagi teen ära. Ma kasutasin seal Soccernet ja fantasy, geniaalne asi. Kasutasin 3-kordse kapteni selle pärast ära, et ma ennustasin, et Paide linnameeskond muru peal tuleb, nad hakkavad sirgjooneliselt mängima, pall teravalt ette, seal ei saa tada keerutada seda, see muidu sa lükkad vastasele. 3-kordne kapten Saarma, let's go. Täist 0. Ma vaatasin ainult selle pärast seda mängu, et mitu ära, et Saarma lööb. Ma mõtlesin täiesti, et üks koht vaata, et sa ei saa, kruntsmuru peal lähed Hiiul võib-olla hakkad alt ehitama sellises mängus, sa ei saa vaata, teravad pallid ette, selle Tartuli põllu peal, ei, paneme ikka tada mingi 10 minutit järjest söötu ja nii, et kuni see pall kuskilt mätta pealt üles hüppab ja auti läheb täiesti otsa. Aga õnneks tuli siis otsa linnameeskonna mäng 1-1 Kuressaare ja sellest sai juba räägitud, et justkui Robi Saarma 3. 1-0 ette, Iljin 1-1 ja siis Paide ei saanud seda survet peale, aga lõpus, eks ole, Harju saadeti ründasse, et selles mõttes ma kiidan. Ma sellest ei saa iial aru, miks seda rohkem ei tehta. Teeme, let's go, viimane minut, saadame selle vära ette, pole hullu, et väike risk, eks ole. Aga löödi ära, võeti ära, selles mõttes, et... Aga siin oligi, me ennem rääkisime Kalevi vaatenurgast, aga nüüd saab siis Paide poolt vaadates, et kuidas see Kaleviga võis juhtuda, et ennem on sul 0-15 2 mänguga all, et küll me tuleb. Seesama nagu see Rooda hooaeg, et küll tuleb. Ei tule, et ongi, et ei pannud kohe seda mängumasinat tööle ja käima ja ei surunud seda Kalevit ära. Ei löönud oma võimalusi ära, Ojamaa intervjuu oli väga hea, selles mõttes väga enesekriitiline kogu satsi suhtes, et ja tuli siis Kalevilt üks selline väike, ma ei tea, nende õnnetus Baranov on muidugi 2 mängu superkangelane, kahjuks antikangelaseks kehastunud siin, et tuli see pennal on ju, ja ei tulegi, ei saagi mängu käima ja nii ongi, et kui see kohe kõrist kinni ei võta ja oma asju ära ei tee, et ei tule siin niisama ei tule midagi. Kuressaare värav oli ka 1-1 mängus. See, mis nad ise ära andsid, see oli ikka päris... Saanad enda rastis palli vastasele põhimõtteliselt. See oli ja väga, jälle siin paneme nüüd nooruse ja selle koolirahale võib-olla rõhku, et kas sul oli vaja seal triblama hakata sellises kohas. Ilin tegi väga hästi ära. See on jälle nii-öelda osa mänguplaanist. Ja see on, aga nüüd ongi, et siin on nüüd see mängija enda individuaalne oskus, et kuhu sa lähed, kuidas sa teed, mis hetkel sa teed, et sul ei olnud seal enam päästmisruumi enam ei olnud seal, et ja nüüd ongi täpselt see, ma näen, kus sa tahtsid oma need 3 korda 3 ma ei tea, punkti võtta, et aga võta näpust, et ja kui sa lähed nagu mütsiga lööma, ma ei taha sellist sõna kasutada mütsiga lööma ega keegi, aga nagu näha, sa ei saanud 6 punkti, sa said 1 punkti ainult. Aga neil ei ole nagu seda, nagu sellist
ma ei tea, siis lülitit või sellist asja, et okei, et nüüd meil on vaja. Nüüd lähme ja paneme. Nad jätsid ikka raiskasid ka seal võimalusi, ma just Kalevis. Ei see on Kalevis, see mäng oleks lõppema 4-0, vähemalt. Aga seda lülitit ei ole, et tule nüüd on meil okei, meil on veerand tundi minna, et me nüüd võidame iga palli ja lähme. Ja, täpselt, et selleks ajaks oli toss väljas. See on jah nagu diiselmootor, sõidab. Nad peaksid kuskil varem käima mängima selle. Suusamehed teevad 20 kilti alla ja siis lähevad nagu. Mul meeldib Paide puhul Riigarp see, nad on tegelikult aastat sisse ainult 7 väravat. Tegelikult on justkui, tegelikult jumast hästi. Aga ma ütlen, et 7 ma pakun 5 või 6 on olnud mingi haiged mädad. No ondi selline mingi haige prohmatas, sa mingi viimase raitsena annad palli vastasele, mingi loll penalti. Kõik on sellised, et nagu täiesti ees mõttes ära hoitad ära, tuleb lollista. No vaata, Otto vist keerutas neid risti, okei, seal sa ei saa midagi teha, okei. Ülejäänud on kõik sellised, et viimane raits jälle soperdab või siis jälle kuskilt läheb, et selles mõttes täitsa müstiline värk. Ka siin väravad jah, 1-4-0, 1-5-0 on ju, aga ülejäänud on kõik ainult ka jälle, skoorid on väiksed. Mitu meest on löönud Paidel üle ühe värava. Raljul oli sellise mehi 8, siis Paidel on sellise mehi mitu? Üle ühe väraval, sel looajal. Miller Saarma ja tuleb ette ja siis Suso või? Suso jah, ja see on kõik. Et Reinkord 1, Ojamaa 1, Lutsud 1. Seal ongi see murekoht kindlasti, et ei ole jälle selliseid teisi kolmandaid lööjaid võib-olla. Siis seekord ja samas, et sa taaskord liidriga 3 punkti vahe, et sa tead, sa suudad seda Levadiat võita, sa suudad Florat võita, tegelikult kui sul on see ilus aed, kõik lippab ja see samas ei lippa, teeme talvet su vallandamise indeksiga ära või? Ma tahan, et selles mõttes ära lihtne, hakkavad siit järjest ole mängud, vaatame, kas on õiged asjad Levadia. Ja siis tuleta meelde, et on 2 mängu võiduta on hetkel, siis tuleb Laadr, siis tuleb Tralju, siis tuleb Trans. Ma arvan, et siis tuleb koondise paus vahele. Okei, no võt. Ja siis ongi jah, enne Flora mängu. Enne Flora mängu pärast koondise paus, et seal ongi siis siuke 16 päeva vahet, kus ei ole mänge, et saad harjutada nagu täpselt, et kui... Aga ma ütlen, et see Paide... No nii suurt sellist kõikimist, ma teen ühe korvpallireferents, see on nagu see Tartu Kossus praegu. Et sa lähed nagu vaatama, sa võita 30 või saada 30, sa ei tea. Ja Paide on samasugune, et sa nagu ei tea ette, mis sealt tuleb. Ta on täitsa müstika. Aga ma ütlen jalgpallifännina, võtan vastu, et see, et esimesed 3 mahuvad 3 punkti, siis esimesed 4 mahuvad 3 punkti, siis on ainult tore. Üks nendest meeskondadest on loomulikult Tallinna FC Flora, kes siis esmalt kaotas, nagu öeldud, nagu ütlesime Raljule, 2-3, see oli siin pöörane mäng ka, Teeväli lõi seal ühe ja Hussar lõi ühe, mis oli tore, aga kaotus oli kaotus, aga peale seda Sapinen tõudas ja Maksim Tantsumees Kalimullin panid 3-0 Vaprusele ja oli selline, nagu öeldud, et natuke juba algus oli trobeline. Algus oli, aga pärast jah oli üpris kindel. Et Pressi Flora nii jään. Mis me tehti mulle selgeks? Mina ütlen, ma ikka võin neid hooaja enda mööda läinud ennustas ikkagi või siin elu lõpuni promada või lõpuni promada. Mina ei uskun. Aga praegu toimub. Tegelikult ju Eesti mõistes on seal ikkagi ju täitsa head mehed, et samad Sappinen, Poom, Toug ja Skrüünvald, sul põhimõtteliselt igas liinis on sul ikkagi ju Eesti mõistes hea mees, kes veel... Koondislased nii. Koondislased on ja kes on isegi... Sappinen isegi koondise põhimees on ja et seal on ikkagi, siis on seal veel ala Zenjovi kogemus ja ala Kalimullini noorus ja siis seal paned seal veel mingi... ma ei tea, Kuraksin teeb mõnikord hea mängu ja siis... Aga see meeskond vaim tundub hea on ju. Et see, mis mina arvasin, et sellele saab ohtlikuks, see mõttes ei ole, et selles mõttes on hästi. Mis me, 2 sellist eripära, keda, et Sapinen on löönud 6 ära, et seda võime... 3 penaltit mööda. 3 penaltit mööda, see on hullem kui Andres Opper trennides. 4 väravat on kes? Kalimullin ja Tõudjas on üldse. Tõudjas hooaja lõpuks top
5 väravrit, kui ta samamoodi paneb. Ei saa ta sa kinni. tahad oma keskkaitset, kes tuleb sulle rünnakule toetama, ütleme seal nurgalöögid. Nagu Serbi eile õhtul tuli seal. Ja. Et sul on vaja sellist kaitsemängijat kindlasti, kes tuleb ja lööb ja teeb. Et see tõudja, ütleme ausalt, tõudjal on nagu mingil määral ikkagi see aeg lahkuda Florast ja väljamaale minna. Ma ei tea, kas see... Ma arvan, et ta peab ühe hea sellise kindla hooaja tegema. No ma mõtlen selles mõttes, et aeg, et teda ei saa siin, et see, nagu ma ütlen, et alati on oht muutuda rahvuspeetsoniks sel tasemel, et sa oled selles vahepeal. Ma arvan, et see, et kui hooaja lõpus oled seal löönud 10 väravat keskkaitsena, see mida ikka ju aitab kaasana. Ütleme nii, et nende väravate pealt teda kindlasti ei võeta. Ei, no seda küll. Ikka vaadatakse ikka, mis seal jääb, mitu neid, mis see väravate vahe, ütleme, teistpidi on, et kas sul on, kui palju nullimänge on ja nii, ja ikkagi lõpuks on, mis sa seal platsi peal teed, kuidas sa oma 1-1 ja muud asjad ära kaitsed, just kaitses ikka. Ega siin ründajaks sinna ette ei võeta, et kuule, lähme nüüd standardeid lööma, nagu ma ennem ütlesin just, et seal pigem ikka vaadatakse neid kaitsvaid omadusi. Nagu oli see Hiiul see Kaljuga mäng, kus Kilerme nagu sealt läks mööda ja korras koperdas seal, ei saanud nagu sammuga kaasa ja oligi pärav taga olemas. No kes see Kilerme vastu koperda? Aga no me natuke ikka, või selles mõttes midagi on ikka, selles mõttes, et näitab, et mees on õhust vägev, et natuke abiks ikka. Flora teine tabelis vahe, mis ta siis on? Oli punkt 2, jah. Et Flora 23 punkti. Tegelikult selles mõttes on ikkagi, ma arvan, et me vist keegi päris nii lähedale Levadiale me neid ei pakkunud, eks ole. Ma ei mäleta. Pigem ikka, ma arvan, pakuti ikka seda, et see Paide on seal see kindlalt lähemal ja Flora seal... Flora puhul peab ära mainima muidugi selle, et nad alustasid hooaja rüdes. 2 mänguga 1 punkt, jah? 2 mänguga 1 punkt. Ja nüüd on järgmise 9-ga on siis, järgmist 9-st nagu tegelikult neid koperdamisi on olematult, et need punkti kaod, ongi, et üks oli 0-0 viik Levadiaga ja siis nüüd oli see esimene koperdus peale seda esimesi Sportlandi jäämänganja. Ongi see, et sul ongi see Ralju vastu, et selles mõttes nad ei ole koperdanud kordagi peale seda ühegi väikese vastu. Ei ole seda halba päeva Kuressaare, Marti Tuubliga võib-olla mängud ei lähe arvesse, ei ole seda halba päeva Tartus, ei ole seda halba päeva Pärnus, eks ole, ei ole seda halba päeva kuskil, et sa saad Kalevilt 0-1, eks ole, et nagu tegelikult jättes kõrvale selle päris hooaja alguse, siis just see, nagu nende kõikide mängude enda poole keeramine. See on ka see, et kui seal Leva ja Paide võtavad seal neid tagumise poole vastu neid 1-punktilised või 1-väralised võite või siis võite, mis tulevad kui seal viimase minuti väravast, et siis Flora on ja tegelikult need mängud ongi täpselt, nad ikkagi lahendavad nad juba seal, ma ei tea, 7 minutiks ära, seal on juba asi selge ja Pärnu Vaprus oli väike erand, et seal neil, ütleme, oleks võinud alguses jälle olla taga ja rollis, aga lõpuks 3-0 kindel võit on ja jättis palju võimalusi veel kasutamataagi. Aga olen nõus jah, et sellised kohustuslikud võidud on üpris veenvalt tulnud. Kas tunnes on neid Madis Kalveti vallandamise indeks, siis ma küsin selle ära, kas sa oled selles paadis jätkuvalt, et Krostan igal juhul hooaja lõpuni, et see indeks on 10-10, et võib 10 mängu järjest või jätame lugema ikka? Ma vaatasin järgisin juba, et põhimõtteliselt nagu enne koondisakent on 1, 2, 3, 4 mängu on ja siis mõtlen äkki, kui seal siis pärast koondisakent ka 2 tükki tuleks ka veel sisse, et äkki siis nagu... See on siis mis asi? Narva. Pärast Narvat enne Paidet, et seal Jaanideks siis äkki. Jaanideks, vaata, teeme Jaanideks. Jaanid on, Paide on veel Jaanid, enne Jaani. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aga selles mõttes, mis ma kauda öelda... Ma mõtlen, et kui see tuleb ikka enne euromänge nagu Robinal tuppa, et siis võib juhtuda, et enne euromänge ikkagi nagu... Jah. Tuleks mingi muutus, jah. Aga seal vahel tuleb 6-0-7 on Nõmme Kaljuga kodus. Aga naljatus või selles mõttes, et paneme indeks on 7 siis, et nagu hooaja algus nagu ei olnud ootusi selle meeskonna osas. Nüüd on nagu see asi, et kui sa nii lähedal Levadiale, siis nagu kui nüüd hakkab nagu kaotusi tulema ja Levadia sõidab eest ära, siis on küll see, et kurat, meil see meeskond oskab mängida küll, vaata. Et see oleks see kuskil transiga võitled, vaata, siis on see lootusetu meeskond, las see toist ja pusib, vaata. Nüüd me teame, et see on võitmatu meeskond. Let's go.
ja tabeli tipus meeskond, kellel ei ole ühtegi muret, kõik lippab. Kui meie ära tulime, siis loomulikult siin jäi see 9-0 Kaleviga, viimast 2 nädalast 4-0 Tammetada. Väravad siis lõid Musaba, tipuründaja Musaba. Rats pani Brent Lepist kuulus keskkaitse ja ühe pani Otto. Ja siis tuli otsa ikkagi kaotus Nõmme Rallult. Mis ma öelda tahan, tipuründaja Musaba ütlesin üsna nimme. See, et sul on pandud tõupuhas. No ütleme, see on sama, et ma ei tea, mis ma hea näite toon, et kui paneks Paide Martin Miller ründas. Noh, laias aastas sa lihtsalt sul on, et see oleks märgiline, et okei, ründad ei saa üldse hakkama, et me peame hakkama midagi otsima, sest Musaba tore mees, jootseb ilusasti ja on ilusad kehad, aga ta on päris ründa ikkagi ei ole. Aga see mõttes, see, et Musaba on tipus, on ju märk, et Kurro Torres võib öelda, et elu on lill ja ma tahangi, et mul oleks 25 punkti praegu, aga see ründaja mure nüüd on ikkagi käes. Jah, eriti arvestades, et eks nüüd ju jäi Kalju vastu ka värav löömata ja et sama see Paide mäng ka tegelikult ju see värav tuli Otto individuaalses meisterlikkuse pealt on ju, et ikkagi sellises meeskonnas sa ootad pigem, et kui sul pall tuleb kasti, et sul ongi see kastis mingi mees, kes lahendab seal olukorrast ära, et võtabki seal, ma ei tea, kastis keerab seal maha kellegi pealt ja lööb taha nurka või midagi siukest suudab nagu ära teha seal, et ei ole ainult see, et sa teadki, et tagumiste vastu sa ilmselt ei saagi nagu seal ju jooksu ja liini taha palli ja sa ikkagi peadki seal nii-öelda näitama meeste vahel osavust ja olemegi seal kastis nii-öelda siis kuidagi domineerima seal kastis või kaitset üle, et Levadia sugusel meeskonnal see eeldaks, et neil oleks selline ründaja selle ees, aga praegu ei ole. Mis on lahti sellise mehega? Ma ei mäletan, tõenäoliselt valisime ta eelmisel aastal võib-olla isegi MVP-ks ja ei saa öelda, et ta ei saa võimalusi, tegelikult täitsa alustab, aga Joao Pedro äkki on 3+1 või? No selles mõttes, et Pedro, kes siin koolitas eelmise aasta võib-olla kõige säravam legionär lõpuks, mees, kellel võiks ju seal ruumi olla, selles mõttes, et sul on ju ees ei ole see, et teda saab jälgida, sest sul kuskil on, eks ole, Agiiri ja kuskil on too ja ruumi peab olema nagu oksendamiseni. Ja ta ei tule. Kas see on see, et ootame ilusat muru taas? Jääbki ootama. Ei lihtsalt see, et me räägime nagu mingi ajalooliselt ägedast eesliinist, rääkisime ründeliinist ja mitte keegi ei ole nagu särama, lahvatades säram löönud. Vahest on ta Sanders Opper. Soes saab olla nagu häid mehi liigi palju või? No midagi seal on, et ka Levada proovis neid siin korrale juba kutsuda, et ma arvan, et siin võib-olla kõige lühem see XG nii-öelda, mis kohe tuleb, aga jah, ega mis võib-olla enda huvides või et Viimsi, et seal võib-olla jah, Gregor Lehtmets võiks saada isegi siin võimaluse juba, et ei, neil on nagu see, jah, seal eespool võiks ründaja saada küll mingi keegi teine selle võimaluse, ütleme nii. Ei tea, palju see mõjutab, et Otto, kes siin teisele äärel toodi, et võib-olla ongi see, et kuidagi pall käib rohkem sealt läbi ja siis võib-olla Pedro on harjundki, et ta saab rohkem palliga mängida, kui ta saab seda palli mängus vähem, kui ta on varem saanud, siis ta võib-olla ei tule nii enesekindlalt, ei tunne ennast nii enesekindlalt. Aga praegu ei ole nagu sellist kindlust tõesti. Nähe, et seal nagu täpselt tea, mis see nii-öelda see keemia seal inimese sees nagu teeb, aga tõesti jah, ta nagu avavoorudest isegi ju seal toimetas nagu rohkem, aga nüüd ikkagi jah, kui sa vaatad neid Levadia, neid ääri või üldse nagu ründavaid mängijad, siis nagu Otto on see, kes nagu paistab nagu kohati silma ja siis ülejäänud on nagu ongi see, et kuidagi ei taha öelda kulgeta. Nojah, aga nad kuidagi jah, seal nagu ei ma ei tea, kas on ta kuidagi nagu, ma ei tea, mugavustsoonis kindlasti klubis olla ei saa, aga kuidagi siuke nagu tunne nagu on, et seal kuidagi viimast nagu ei võeta nagu välja. Selles mõttes, see on hea küsimus, selles mõttes oletame, et on 91 minut, meeskond on 0-1 taga, sa oled vastasvärast 40 meetrit. Et kelle ette selle palli annad, et tee on ju. Selles mõttes, et Paidels annad Robi Saarmale, Floral annad tõenäoliselt Sappine või Poomile,
Selles Kaljus Guillermele, Transis Taborele, siin ma ei tea, äkki Otto, äkki Adiri vaikselt hakkab tulema. No selles mõttes, et seda, et nüüd, et meil on viimane rünnak, et kes on see mees, kes annab äärelt selle tsenderduse. Otto võib-olla veel siis natukene, tema on täpselt nagu sa ütled, silma jäänud, et midagi proovib ja aga ta on ka nagu ühtemoodi ainult, et see varsti, ma ütleks, et pange kinni. Et see ei ole Arjen Robben, et kelle vasakut jalga oli võimatu kinni panna. Ole nüüd, see on Otto on must Robben. Seda me vaatame, selle vastu ei ole midagi, kui keegi niimoodi särama kukub, et palun väga, nagu Guillerme on ju Kaljus või palun väga, aga praegu jah. Et isegi võtad ju maailma need kõige suuremad võistkonnad, alati seal ikkagi sul kuidagi 1 või 2 meest ikka on sellised, kes nagu paistavad silme ja kes vajadusel nagu võtavad seda vastutust, et võib-olla seal praegu tõesti seal ongi selliseid sarnasel tasemel mehi palju ja siis kuidagi seal ongi võib-olla, ma ei tea, kas keegi siis ei ole nagu teistest üle, et võtta seda vastutust või siis kellelegi ei anta seda konkreetset vastutust või midagi seal on siuke, et no vaata, tegelikult suure viisiku mängud need viimased, eks ole, paneme Transiga sisse alates siin aprillist võõrsil oli see 1-0 hädine penaltist, eks ole 0-0 Floraga 1-2 ehk ise lõid ühe Paidele ja nüüd 0-2 Nõmme Raljule. 2 4 mängust 2 väravat. Üks neist oli Transi vastu, kelle me suurte mööndustega paneme, eks ole, siia. Võime öelda 3 suurest mängust 1 värav. No midagi on ikka väga happu, et no selles mõttes, et Tammetale 4 sa võid lüüa, Kalevile sa võid 9 lüüa, aga noh, väga harva on sul näiteks eurosarjas nii... No Levadia sellisel meeskonnal tahaks ikka, et ründaja sul 11 mängust lööb rohkem kui 3 väravat, et sul võiks olla ikka üle poole mängudes need väravad kirjas või noh, ma ei tea, 7-8 on ju, et see on kindlasti neil koht, kus praegu on juurde panna. Et kas hakkan juba ette lugema sulle neid sealt või on järgmine mäng? No igas, okei. Kui me vaatame Radelega Levadia võib kohtumine meistritiga selle avavoorus, et noh, tegelikult ei ole mingit, seal võib tulla, et sulle võib Malmö tulla või noh, mingi Sloveenia meister või Rumeenia meister, mis on halvad asjad, sul võib tulla ka see Red Imps või New Saints või... No Männi tuleks siia. Kuule, ma tegelikult päris huviga nüüd kuulen tegelikult. Ma juba vaatan, et järgmine mäng on Paidega. Sa just said Nõmme Kaljult, sa just said Paidelt kaela ja teades selle omaniku süntenööri pikkust, ma kuulan huviga. Levadia, siin on head vastased tõepoolest. Levadia Reievalt on Paidega, Karikas Narva Transiga, Liigas Floraga. No ma arvan, siis saab otsa ka juba. Ei no ma arvan, kui ikkagi nüüd siit 3 kaotust järjest otsa tuleb, siis on nagu ikkagi, ma arvan, pahandus nagu. Ma arvan, kõik mängud on siin punases, kõik absoluutselt. Et noh, teades, kui oluline on ju Viktor Lavada jaoks just vastases Floraga on ju, ja kui sa oled nagu eelnevalt kaotanud 3 mängu ja kaotad ka veel Florale siin otsa, sa oled 4 mängu järjest kaotad, siis on ikkagi nagu noh, ja küll Torrest tõi tiitli eelmine aasta, aga noh, selleks hooajaks olid tegelikult ju lootused ikkagi väga suured. Et noh, see jah, võitmatu on ju. No põhimõtteliselt ikkagi see oreool oli see vestkonna kohal see, et keegi ei saa neile vastu on ju. Et hea küll, see võib-olla seda koormat võib-olla raske kanda ja noh, meeskond tahabki öelda, et tegelikult meil on meeskonna sees kõik hästi ja nagu siin ikka välja kommunikeeritud ja noh, mängijad kui ka treener kõik on öelnud, et tegelikult on hästi, meil on esimesed ja... Mis hetkel Andres Ooper treenerina? Noh, sa mingi hetk hoiad sa positiivselt ju on. No mingi hetk vist on ka see, et ma ütlen avalikult ka puid alla panema. Jah, ega tegelikult mingi hetk võiks ju tulla, et see on ju see... Kui asjad ei toimi, siis sul on vaja kuskil seda äratusnuppu on vaja keerata, et mulle meeldis see, et Arne Slot vaata, et millega ma tegelesin lõpus, et tegelesid just selle motiveerimisega või selle meeskonna nagu selle teravuse hoidmisega, et siin selle taktikalised nüansid olid juba niigi selged, on ju. Ja ma ütlen, see mees, noh, Levadia Paide, see mäng, see nädalaks on äge, selles mõttes, et noh, talvet järgi kõige rohkem on ohus töörohad, siis esikolmikus on Torres, Valtna ja Stoitovits, et see on 1-2, tahtab siin... Võib-olla ongi esimene mäng juba selline. Vallendamise indeksi siin 2 suursoosikut ikka lähevad kokku. Et noh, selles mõttes, et ühel või teisel pool, et tegelikult nagu mõlemal on sellised karmid seeriad all, et sest teeb ikka jõhkralt... Aga kas siis lüüakse terve meeskond minema või võtab abitreener üle? Ma arvan,
no võtad Levadial see on ja no kurat, ma arvan, et ikka siis kogu hispaanlaste punt läheks, ma usun, et pigem ma ei näe, et seal abi võiks üle võtta. Siis... Ei, noh, see on ratsabitreenerid. Üks on Navarro ja teine on Kalev Voolaid on ju. Üks treener. Okei, see on muidugi variant on ju, et Voolaid võib olla täitsa variant sellisel juhul. Aga noh, reaalselt võttes, et noh, jah, et eda see tegelikult päris, et ega see enne eurosärga nagu tegelikult eda päris nullist ka vaata, et... Aga kindlasti ei taha, aga mõtlen ikka, kui seal on ikkagi tuleb, kui nüüd järsku langevad tabel 3.–4. nüüd ja seal ongi, et Flora hakkab eest ära minema näiteks, siis sellist asja nad kindlasti ei saa nagu lubada endale, tulevad euromängud või mitte, aga lõpuks ma arvan, see kodune tiitel isegi tähtsam kui need euromängud, et... Jaa, aga kui Paide juba võidab, on nad juba esikohast ilma ju. Jah. Tõsi. Siis on juba... Ada! Okei, kurat, meil on ajaloo pitim saade õudne. Ma vabandan. Lõpuni küsimus Madis Kalvetile Poolatu laaveri võitlusest on midagi silme, et millest tahad rääkida või järeletel, kas käisid? Ei käinud meil Gunnar Leheste käis seal koha peal asju uurimas, aga... Miks sa siis, kas sa ei saanud, kuidas sinu surune nüüd läks ja... Ma ei jõudnud oma puhkuselt veel tagasi selleks hetkeks. Õudne mees, Jalgpalliliidu president on vähem tähtsam kui puhtus, kui ema juubel, kuidas saab olla? Oled jalgpalliajakirjad, kui ei ole, vaat. Ema on tähtsam. Lõpetame, ma ei tea, mis me lõppu küsimus Anders Ooperi teeme. Teeme tõsist. Kas Luno Piirid joht on mõni kokkupõdet oli nooruspõlves? Minul ei olnud jah väga. Et ma tean, et minul jah ei olnud kahjuks temaga väga palju kokkupuudet. Teeme see karmi, et Eesti taasiseses aja esimene, mis ta siis on? Esimene peatreener, et mingil määral selle asja alustaja, mõnes mõttes legend, et selles mõttes on sinu ajad tuli natuke hiljem, et fikseerime sellegi ära, et Eesti jalgpalli mõistes ikka suur lõpet. Muidugi, et palju meil koondise peatreenerid on, neid on ikkagi ma ei tea, siin 2 käe sõrmeda saab kokku lugeda neid, et ega kes ikka eestlane saad koondise peatreeneriks, see on meie treenerite seas kõige ikkagi suurem töö, millen sa võid nagu jõuda. Tegelikult ajastu ka selline. Et tema võib-olla jah, see suurem väärtus ikka fikseerimegi ära selle, et raskel Vene ajal Eesti seda jalgpalli üleval hoidmine, et see võib-olla oli... Ilmselt raskem veel, jah? Ja, ei, see mõttes vaata, Horti näiteks ei ole, vaata meil seda Horti läbi Vene aja meil ei hoitud Eesti Hortit üleval. Aga läbi Vene aja Eesti jalgpalli nagu ikka tuli, et kui 90-ndad tulid, Horti sats oli 25 venelast ja Toivo Suursoo. Sõnaga eesti keelt rääkinud. Sõnaga eesti keelt rääkinud ja siis et jalgpallis sai panna eestikeelse, eestimeelse satsi kokku, et kõik need mehed väärivad. Vot, ja edasi midagi, et seekord siis teeme nii, et lähme vaatame nädalavahetuse jalgpalli tõenäoliselt. Eelkõige siis loomulikult Levadia Paide linnameeskond. Ja siis oleme tagasi võib-olla järgmine nädal, võib-olla ülejärgmine. Ma ei tea, millal see Kallet jälle siin välismaal läheb, ta käib siin mingi 7 korda aastas puhtusel, ma ei tea, kuidas see võimalik. Igas võite öelda kuule, et nägemist, ma panen lõpurelli ja see oli seekordne saade, mis on pool tundi liiga pikk ja rohkem nii pikalt elu sees ei tee. Ja nüüd vaitussaalis. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.